Tere, armsad naised! Ma juba postitasin seal oma YouTube'i postitustest, mis jooki mina sellel naistepäeval joon. See on alkoholivaba. Vaatasid, see on Eesti toode. See on imeline naturaalne, see on mu lemmikjook pidupäeva puhul. Ja ma lisan selle lingi siia alla ka. Raamatu soovitust, enne kui ma sulle sõnumi edastan. Raamatu soovitus naistepäevaks ja üldse märtsikuuks eriti suure fookusega on minu 2 esimest raamatut. Eriti naistekas on see 5 põlvkonna pojeng, kuid kui sa oled selline iseseisev sõltumatuse enesearengu teekonnal, siis Apolloonia lugu depressioonist ärkamiseni on see, kui sa tahad näiteks eneseteostust alustada. Kas sa oled paari suhtes või sa ei ole paari suhtes, et selline eneseteostuse äratus eneseteostusele või iseenda väele või sellisele uuele leheküljele elus siin Veevala ajastul, et see on kindlasti essents. Selle ajastu, Veevala ajastu essents on selles raamatus. Aga kui sind huvitab selline naiste vägi ja oma juurtega kontakt, aga ka kaassõltuvusest nagu vabadus, siis, ja igasugustest draamamängudest vabadus, siis see, jah, et siin on see ka kaane foto. Mari Frühling on selle teinud, siin on ka kirjutatud, väga imeline. Aga teatavasti koolis on selline nagu kohustuslikus kirjanduses on selline vaba valiku versioon hetkel käimas ja lastele kindlasti ka kooliks lugemine, selline kogu pere raamat Uno Pukefeles, tõsielu lugu kogu perele, see on selles mõttes, isegi oma lapsele ma annan seda nii-öelda ka, ta ei ole veel seda jõudnud lugeda lihtsalt. Ja see on selline elumuutuste ja leinaprotsessiga hakkama saamine. Ja elus on ikka muutused pidevalt. See sobib nii täiskasvanutele kui lastele lugemiseks. Ja hea, kui selline raamat on ka, ta pakub sulle midagi jäädavalt, alaliselt. Midagi, mis on võib-olla mingis eluhetkes tuleb sul siin kuskil kuklas meelde just õigel ajal, et teha selline valik, mis sind toetab ja mis sind aitab mingist väljakutsest, takistusest läbi. Terviseks teile. Alkoholivaba Magic, see on selle lõvilaka ja rohelise tee oma, alkoholivaba rabarberi nii-öelda mullijook. Ja vaatame teile siis selle nädalavahetusel. Üks tahtis siit tulla, ma kohe võtan selle ka. Siin on veel 2. Ja vaatame sulle naisele või sinu sisemisele naisele sellise väelooma kaardi, milles võib olla selline märksõna, mis võib aidata sulle edasi liikuda. Üleminek siin sellest talvest kevadele, soojemale hooajale. Tuli läbi võimalused ja otsusekindel tegutsemine, sihikindel tegutsemine. Natukene jääraenergia tuleb siit läbi, mis on tegelikult selle aasta essents natukene. Guidance, oi. Tuli siis põhikaardiks panter ja juhendus või suund või tee, guidance, juhatus, suunitlusjuhatus. Ja see ütleb, et ma tõlgin siis otse tõlkes ja see ütleb, et on aeg oma kired vallandada ja elada oma unistuste kohaselt ja alustada täiesti uue leveliga või peatükiga oma elus. See on kutse sinu teadlikkuse ärkamisele
et sa saaksid vabastada igasugused takistused ja hirmud ja saaksid täiesti uueks inimeseks. Sa oled juhatatud ja kaitstud. Vau, naised, väga ilus. Kuidagi väga selle raamatu maiguline on see, et juhatus siit sa leiad kindlasti praegusel ajastule ka. Siis tuli tegelikult ka Fox ja Fox minu jaoks on natuke nagu salakavaluse kaart ja mul alguses tekkis selline cringe, kuid kui ma vaatan seda mida universum tahab öelda, teejuhid tahavad öelda, siis minu teejuhid ja sinu teejuhid koostöös, siis ma näen, siin ei ole mõeldud salakavalus, siin on mõeldud, et siin on 3 märksõna. Sul on võimalused, sul on vaja teha kindel valik ja selles suunas liikuda ja sa oled juhendatud. See tervikpilt ütleb mulle siis niimoodi, et see võimaluste kohta ütleb, et sa pead olema tegelikult kiire ja pead oma mugavussoonist, nad räägivad ühiskeelt, kuigi kaardipakis on nii palju kaarte, 54 kaarti. Ja 3 sellest siis räägivad väga ühtset keelt, et sul on vaja oma mugavussoonist välja liikuda ja sa pead olema paindlik, vaata, rebane on paindlik, ta võib olla salakaval, aga tegelikult temal on, ta ei pruugi olla, eks ju. Et ta on vastutustundlik ja paindlik niisugune, et ole ka avatud meele ja südamega, et märgata uusi asju ja teha uuel moel nii-öelda on praegu õige aeg. Et kui sa seda teed, siis õnn ja võimalused saadavad sind. Jah, siin ei räägi salakavalusest, siin räägib seda, et sa pead olema paindlik, nagu rebane on natukene ka naisenergia. Et ta ei ole nagu rigid. Kui hunt on selline rigid, siis minu jaoks rebane on natukene selline more flexible, naisenergias rohkem. Ja siis tuleb antiloop, kindlad otsused ja selle suunas liikumine, see on väga meesenergia näiteks. Ütleb, et sul on aeg liikuma hakata. Taotlused on tehtud ja nüüd on vaja liikuda. Jah, et sa oled märganud võimalusi või loonud võimalusi või taodelnud võimalusi ja ütleb, et nüüd on aeg liikuma hakata. Et võib-olla sa oled olnud sellises foonis, et sa mõtled, et issand, mitte midagi ei muutu. Et ma olen loonud, kõik oleks justkui nagu takistatud või paisu taga, aga lihtsalt aeg ei olnud õige. Praegu on aeg õige. Võib-olla mingi aasta jooksul sa oled püüdnud samal moel nagu tavaliselt on töötanud, aga see ei töötanud, siis see oli kaitse. See oli kaitse, tahad öelda kaardid. Et ja usalda oma instinkte. Ja selle pantri ma ütlesin ka ja siin taga on tegelikult gentleness ja dare pantri taga. Mina näen siin mees ja naisenergiate tasakaalu paralleelis. Üleval all, vasakul, paremal. Ja see kinnitab seda, et kuigi põder on hästi jõuline, siis ta on hästi ka õrn või niisugune tasakaalukas või rahulik, ta ei rapsi niisama. Ja siin ongi see, et kogu selles muutuste protsessis, mis väga tormakalt või intensiivselt toimub, ole endaga hästi hea. Kui sa oled endaga hea, siis sa oled ka teistega hea. Ja sa oled tegelikult oma väe tagasi võtnud. Sa oled olnud kannatlik.
sa võtsid oma väe tagasi. See mööduv aasta on olnud sulle väga oluline. Nii, vaatame sulle ka šamaani kaardi. Šamankad, minu šamankad, kes te olete siin. No, loodusrahvas tähendab see seda tegelikult. Oled oma väe tagasi võtnud. Oled teatud mõttes ka nagu õpetaja, kas oma lastele, kas oma naabrile, kas oma sõbrannale, tuttavale või oma kogukonnale. Ja kõik on hästi, sa oled õigel teel. Ai, näitab ka duality. Ma ütlesin, siin on paralleelid, mees ja naise energiat, justkui nagu yin-yang on siin nagu paralleelis. Et kuidagi nagu korrastunud on energiat, kuidagi korrastunud on. Mulle väga meeldib, see tahab ka mu tähelepanu. Forgiveness. Ma näen, et siin on mingi vabanemine tulnud läbi andestamise, läbi mõistmise. Mingid energiat on korrastunud läbi seetõttu. Ja vabastunud. Tuldud kuskilt mugavussoonis või mingis kinnis ideest nagu välja ja duaalsus, duaalsus on mustvalge, eks ju, nähakse natuke värvilisemalt, rohkem võimalusi või et saadakse aru, et ma olen varem seal kinni olnud kuidagi. Ja see on nagu nii imeline protsess, mis siin praegu toimub. Ja sa oled õigel teel. Et mulle meeldib see kord siin energiates, selline tasakaal, ei ole äärmused. Sind on tahetud äärmustesse tõmmata. Sind on tahetud tõmmata, ei, see on parem või nii on parem. See on kõik olnud lõks, see on kõik olnud nii-öelda, kuidas öelda, vali see, vali too. Ei, sa oled aru saanud seda, et sul on vaja iseennast valida ja elu ei ole must-valge, elu on värviline. Ja elu toetab sind selles, et see oli test, see kõik eelnev oli test sulle ja sellepärast sa tundsid võib-olla mingi aasta jooksul mingi laburendi udu tunnet. Aga su teejuhid tahavad öelda, et sa oled väga õigel teel, sa ei läinud sinna lõksu, sa kuulasid oma teejuhte, sa valisid iseennast ja ole nüüd valmis magikuks, tahetaks öelda, et sa võtsid oma väe tagasi, kui sa valisid iseennast, et sa ei valinud üht ega teist. Küll sind püüti manipuleerida ja tõmmata lõksudesse, kuid sa jäid endale kindlaks ja väljenda oma tõde. Seda enam. Mina pean nüüd minema, mul on üks, tahan seda öelda, et nüüd hakkas kinnisvara hooaeg ja ma olen ka vabakutseline kinnisvaramaakler nii-öelda ja tähendab seda, et ma vahel olen ka ära siit lehelt tegelemas, sest mulle meeldib selline tasakaal. Mulle meeldib selline tasakaal maise ja ebamaise vahel ja tegelikult olen ma igapäevaelus liigagi praktiline inimene ja samas see praktilisus maandab mind ja elulisus, lihtsus, elu lihtsad asjad on ju ja samas see, mis ma teiega jagan, need taipamised, teadlikkused, küllused, need jälle, kuidas öelda, rõõmustavad mind samamoodi. Et elu praktilisus rahustab, maandab, tasakaalustab, siis see rõõmustab mind, mis ma teiega siin jagan. Nii et kui see sind ka rõõmustab, pane like, tule järgi mu lehte. Ja kui ma vahepeal olen siit pildist ära ja sa igatsed mind, siis telli lihtsalt mu raamatuid mu koduleheküljelt, infolink on siin all. Või minu e-kursuseid loomulikult on ka kohe saada võtta, kui sa igatsed mind kui pildis, siis tea, et see kõik on võimalik. Ja aitäh, Rainer, tasakaalu panuse eest, alati väga teretulnud samamoodi. Olge õnnistatud kõik, kes te olete mulle tasakaalu panust saatnud.
toetamaks mind ja seda lehte siin. Ja ilusat nädalavahetust, ilusat naistepäeva. Naised, nautige, aga ärge unustage ka eneseteostust teha. Ja tasakaalustada iseenda sees. Sellega te tasakaalustate iseenda sees mees ja naise energiad. Siis ei ole te ka mustvalges energias, vaid te olete värvilises energias, külluslikus, täispotentsiaali energias. Ilusat päeva teile, nägemist!